Keskkonna loomine on ka hästi oluline. Keskkonna loomine on, jah. No eriti oluline on see just selliste ettevõtete puhul, mis ühinevad. Kuna kultuurid on erinevad, taustad on erinevad, protsessid on olnud erinevad, ja see ühinemine, selle keskkonna loomine siin ja nende kahe kultuuri kokkupanek, see on olnudki põhimõtteliselt, see on võtnud peaaegu 2 aastat aega, et ega ma täna hakkan tundma seda, et see selline meeskond on olemas, aga veel isegi aasta pärast seda ma tundsin, et ma ei ole kindel, et need inimesed nagu ühe laua taha olles tunnevad, et nad on nagu üks meeskond. Et see paraku võtab aega. Aga see läks hästi ju? Ma arvan, et see läks nagu lõppkokkuvõttes hästi, aga kui te nüüd uuesti ütleme sama protsessi teeksite või mis te õppisite sellest juhina? Mida ma õppisin? Ma uskusin, et tulles saades uue meeskonna, loomulikult tekib igast inimesest teatud arvamus, et see tundub olevat tugev sellel lõigus, see on, seal tundub olevat nõrkus, vajakad, et ma nagu ei julgenud kohe hakata laamendama, et öelda, et mulle tundub, et sa ei sobi, et ma andsin nagu kõikidele võimaluse töötada minuga koos. Tagantjärgi ma arvan, et nii mõnigi vahetus oleks pidanud olema kiire. See oli oluline õppetund. Kui ikkagi on tunne, et see inimene ei saa hakkama või need eesmärgid, mida mina nagu ootan, et need ei ole täidetud või ei lähe läbi temani või temas ei ole seda ambitsiooni või tal on motivatsioon langenud, sest ta on juba 10 aastat olnud selle kohal, mis iganes põhjusel. Et reeglina ma ju enda jaoks teen need põhjused nagu selgeks ja kui inimesed oled isegi rääkinud natuke sellest ja ikka midagi ei parane. Et siis tegelikult ei ole mõtet viivitada. Nii et see otsustavus on üks. Kas oli veel midagi, mis oleks mõistlik kõrva taha panna? Oletame, et kellelgi seisab ees midagi samalaadset. Kindlasti oleks võinud veel rohkem aega alguses nagu kulutada sellele, et aru saada nagu tööprotsessidest. Et mitte eeldada, et need protsessid kulgevad iseenesest. Jah, see protsess, kuna asjad toimivad, siis seal on alati protsess, et kui tuleb audiitor ja ütleb, et teil puudub protsess, siis ei ole päris õige, sest see asi ju toimib, seal on ju protsess. See on nüüd hea küsimus, kas see protsess on õige, kõige efektiivsem. Et tegelikult oleks võib-olla ma pidanud nagu vaatama rohkem neid ka nagu see protsesse, sest siin on nagu aeg-ajalt täpselt välja tulnud, et kuna ei tühistatud teatud asju ega protsessi ega mingit käskirju, siis toimisid need edasi. Kui uut korraldust ei antud, siis mindi vana rada, eks ole, ja siis ongi nii, et leiad, et et ühte ja sama asja teeb näiteks mingid inimesed, kes olid enne ühe struktuuris ühte moodi ja teisest tehakse teist moodi. Et sellesse oleks nagu võib-olla pidanud kaardistama enda jaoks natukene paremini ära alguses need. See tähendab, et olla hästi 2 jalaga selles igapäevaelus sees, saada aru seda protsessi ja just juhtida täpselt, et mingid osakonnapõhised, et mis siin siiski toimub, mis need tööpraktikad ja peamised suuremad lõigud on, et need just nagu võib-olla tõesti ära kaardistada kohe või vaadata üle.